hulganisti põnevat sporti on meid ootamas sel nädalal. Teeme kiire ülevaate, millised on need põnevamad sündmused, millel tasub tähelepanu pöörata. No eelkõige muidugi meie kui suured jalgpallisõbrad siin armastame alustada jalgpallist ja meistrite Euroopa ja konverentsiliiga korduskohtumised poolfinaalides on toimumas nädala keskel. Siis jätkub Madridi Open ja loomulikult vormel 1 karussell on kolinud Ameerikasse, toimub linna Grand Prix ehk Miami Grand Prix, mis on kindlasti väga põnev. Reedel muuseas algab Giro d'Italia, kes on jalgrattahuvilised. Siis pühapäeval motocross Itaalia MM Majoras. Ja siis on muidugi NBA ja NHL-i playoffid ja Tallinnas toimub selline üritus nagu King of Kings MMA turniir, aga lähemalt ja täpsemalt ja parema ülevaate kõigist neist sündmustest annab meile muidugi Tanel. Tere tulemast, Tanel, ja räägi meile siis, kuhu me peaksime jällegi panustama. No, alustame siit meistrite liigast kohe. Maasika kallal ikka kohe. Villarreal Liverpool, esimene mäng 2-0, Villarreal tegi ainult ühe pealelöögi. Mis ei läinud ka raami. Ja, aga usume, et sel korral nad on veidi asisemad, et nende mänguvõidu koefitsient sel korral on 4,90 ehk me mingi võimaluse neile anname. Aga Liverpool kindlasti ei lähe sinna lõdvalt võtma, et panevad põhimehed ikkagi peale usutavasti ja sellega seoses tundub üsna kindel, et nad ka edasi pääsevad, et nende edasipääsu koefitsient on 1,02 kordse. Ja Villarreal on 17,90, et see on ikka mäekõrgune vahe. Aga samas on meil ka seal võib-olla mõned erihinnad klientidele, kui huvitab. Liverpool võidab mängu normaalajal ja Salah teeb ainult ühe löögi raami või siis rohkem lööke. Vähemalt ühe, jah. Hinnaga 3. Ja Liverpool lööb mõlemal poole värava ja võidab 0-ga on koef 8, mis on esimest mängu vaadates ju tõenäoline. Väga realistlik, jah. Aga läheme kohe selle maasika juurde, mis me siin selle mängu peal ikka pikalt istume. Me teame, et Liverpool läheb edasi finaalis, aga City ja Real, mis siin põnevat pakkuda on? No, Real oli esimeses mängus outsider, me nägime oma klientide pealt, et usk nendest on siiski väga kõva, et vaatamata kõrgetele koefitsientile panustati esimeses mängus neile rohkem kui Cityle. Ja usutavasti see populaarsus jätkub ka selles mängus, kuigi Real Madrid on taas koefitsiendides outsider. Mängu võidu hind on neil 90 minuti jooksul siis 3,30 ja edasipääsu eest saaks raha tagasi 4,8 kordselt. No ma ütlen ausalt, see on raha teenimise koht, sest et Real on finaalis ja võidab selle meistrite liiga, nii et meistrite liiga võidu koefitsient on neil 11. No, tasub ära panustada. Kui huvi pakub ja selleks, et Reali edasipääs veel ahvatlemaks teha, et paneme 1+1 kokku, et Real pääseb edasi ja Karim Benzema lööb värava, panime üles erihinna 10. Ehk siis 10 eurot peale, 100 tagasi. Aga kui sa ei usu, et Real edasi saab, aga usud, et Benzema lööb peaga värava, siis on ka koefitsient 10, nii et siin eri koefitsiente on pakkuda igale maitsele. Ja. Aga Euroopa liiga, ega me ei saa jätta ka seda unarusse. Frankfurt Vestham on esimene mäng, mis lahti rullumas. Frankfurt läheb selles mängus kindla favoriidina platsile finaali pääsme vaates siis, et nende finaalipääsu koefitsient on hetkel 1,27 ja Vestham 3,80. Aga mängu võidu peale ei olegi väga suur vahe, on Frankfurtil 2,48 ja Westhamil 2,84, et see on ikkagi suhteliselt nagu võrdne. Frankfurtil ei ole vaja, viik on nende jaoks okei. Võit juba on, jah. Ja Rangers ja Leipzig, siin olgem ausad, Leipzig on favoriit, et mänguvõit on 1,96 ja edasipääs finaali 1,18, et suhteliselt ühesuunaline toimub see liiklus Rangersiga, et Rangersil siis finaali pääs 4,90 ja mänguvõit 3,71. Tegelikult on aus, ei ole kusagilt nagu mingit imet välja imetud ja konverentsiliigas Rooma Leicester edasipääs, et Rooma läheb finaali on 1,59 ja Leicesteril 2,26. Kuigi üsna tasapaigine esimene mäng jäi viiki, et eks näis, kuidas see mõlemad tiimid on sellised ettearvamatud natuke. Nagu me rääkisime ka, et Mourinho ikkagi vana kaval rebane, et küll see välja imeb. Aga Marseille Feyenoord, mis sellest räägitakse?
no hetkel Feyenoord on pärast avamängu ikkagi favoriit finaali koha osas, et nende finaalipääsu koefitsient on hetkel 1,46 ja Marseille puhul 2,60. Natuke üllatav isegi. Mhm. Aga nädalavahetusel tuleb ka vormel. Ma vaatan siit spikrist vaikselt, et Max Verstappen on tõusnud taaskord koefitsientide liidriks. Võit 2,00, Leclerc'il 2,20 ja siis tuleb tükk tühja maad. On Perez 12 ja Sainz 15. Ja kui sa oled tõeline lootuse allikas ja arvad, et Nicolas Latifi võidab Miami GP, siis sa saad oma raha tagasi 3000 ühekordselt. Siis kui kõik teised seina sõidavad või? Sa mõtled nagu massavarii. Jaa, täpselt. Kas sul on midagi põnevat veel välja tuua? Võib-olla tooks välja siin selle, et NBA's käivad playoffid, konverentside poolfinaalid, hetkel favoriit kogu NBA võidule on Golden State Warriors koos Phoenix Sunsiga ja ka NHL-is algasid sel nädalal playoffid, et seal on mitu ägedat paari, et eesotsas Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, kes iganes selle paari võidab, kuulub automaatselt favoriitide sekka, kuigi suur favoriit hetkel on siis Colorado Avalanche ja siis Florida Panthers. Aga räägime natukene lähemalt NBA-st. Mis meil siin nii-öelda maasikaid pakkuda on? Kõik mängud on maasikad seal muidugi. Aga osad on nagu priskemad. Me oleme nüüd nii-öelda veerandfinaalideni jõudnud. Et kindlasti see Celtics Bucks paar on väga huvitav paberi peal. Ja samamoodi siis Grizzlies Warriors võitis siin ööl vastu esmaspäeva esimese mängu, et nemad on juba siukses favoriidiseisus edasipääsule. Ja siis teised kaks paari, et Miami Heat 76, et seal on Heat, kes tegi väga tugeva tavahooaja, on väga tugev favoriit ka siin. Ja siis Suns ja suur eurooplaste lemmik Dallas Mavericks, et seal vaatamata Luka Dontšitši faktorile, siis Mavericks on ikkagi outsider, edasipääsu koefitsient hetkel on 3,10, Suns koos Chris Pauliga on tugev favoriit 1,32. No ega üks mees ju Mavericksi vaatenurgast mängu ära ei tee, et sul on ikkagi kahte vaja, vähemalt, et võitma hakata. Ja NHL? No NHL-is Maple Leafs Tampa Bay on see põnev paar. Võiks mainida ära ka selle, et siis Colorado Avalanche, kes on kogu siis Stanley Cupi võidule favoriit. Koefitsient tal sellel on 4,75. Jah. Nemad mängivad Nashville Predatorsiga, kes on siis automaatselt, kuna nad mängivad Colorado Avalanche'i vastu oma esimest mängu kõige kõrgema hinnaga üldvõidule. 56. Jah. See on päris mahlane, aga kui sa favoriidi vastu lähed ka, siis... See on juba teeb raskeks, vähendab see tõenäosusi tuntavalt. Jaa, aga tennis läheb ju edasi, Madridis mängitakse endiselt, et see rong pole seisma jäänud. Vaatame üle ka seal toredamad koefitsiendid. Madridi lahtised siis nii meestes kui naistes käivad sel nädalal, et esmaspäeva hommikul on meestest favoriit Rafa Nadal. Ja pigem usutakse, et võit võiks jääda Hispaaniast, et teine favoriit on siis noor tõusev täht Carlos Alcaraz. Kuidas turniiri tabel on, kas nad võivad omavahel finaalis kokku ka minna või? Võivad minna, jah? Võivad, jah? No see oleks mega äge. Vana ja uus lähevad omavahel vastamisi. Ja naistes? Naistes hetkel isegi konkurents on võib-olla siuke tagasihoidlik, kui tavaliselt, et paljud suured top 10 nimed siis ei osale. Et favoriit on hetkel Simona Halep 3,50 ja siis teine favoriit on Elena Rybakina 8-ga. Halep on selge favoriit hetkel. Ja kas sul, ja Kings of Kings MMA võitlussari toimub meil siin nädalavahetusel. Kes eestlastest on võitlustules ja keda peetakse võitjaks? Ja Olipet on siis King of Kingsi partner
ja kes seal üldse osaleb või kes seal suurtest nimedest kohal on? Eestlastele kindlasti tuntud nimedest on kohal Marko Moisaar, kes siis mängib, võitleb Simon Santana vastu. Ja samal ajal on võitlemas ka teised Teemas eestlased. Remmer on kohal, et see on ikkagi nagu nagu meie tänased taiboksi või siis MMA vennad on ikkagi nagu esindatud täiesti. Ja kellele ennustatakse, kellest eestlastele võitu ennustatakse ka kellegile? Vaatame kiiresti üle. Ei olegi. No Marko... Astrid Johannale ennustatakse, põhimõtteliselt Koif on sama, et 1,85 kas võidab. See jaguneb kuidagi kategooriateks, mina olen sellel alal veits võhik. No kaalukategooriateks ikka. Et ei ole, et sääsed ja elemendid. Reegleid ei ole. Matš kestab surmani. Ei, sellist asja ei ole. Näiteks Marko Surits on oma matšis favoriit. Jah, tema on oma matšis favoriit. Aga kas on veel midagi, mida sa tahaksid meil välja tuua, mida iga spordinevänn see nädal kindlasti peaks vaatama jälgima? No võitlusspordis võiks mainida veel seda, et kui kohalik kraam ei sobi, siis UFC-s on toimumas aset leidnud matš Charles Oliveira, Justin Gaethje. Oliveira favoriit seal koefitsiendiga 1,58, Gaethje koefitsient 2,44. Ja Namajumas naiste valitseja läheb ringi, ma saan aru ka nüüd nädalavahetusel. Ja usutakse, et peaks ka võitma. Jah, Sparsa vastu tuleb võitlema ja 1,50, 2,66 on siis koefitsientide vahe. Ja profiboksis toimub ka suur matš. Jah, Saul Alvarez, kelle matšid on meil alati väga populaarsed, läheb Dmitri Bivoli vastu. Alvarez on seal tugev favoriit 1,18, aga kui võib-olla siis see 1,18 ei paelu, on ka erinevaid turge, kus saad panustada näiteks selle peale, et ta võidab knockoudiga või võidab esimese 6 raundiga, et sellised valikuid on meil ka alati saidil olemas. Nii et põnevust, häid koefitsiente ja mahlaseid otsuseid on see nädal kõvasti ees ootamas. Tuleb kõva spordinädal, jah. No aitäh sulle, Tanel, stuudisse tulemast ja meiega seda toredat koefitsiendi infot jagamast. Kohtume sinuga juba järgmisel nädalal, nii nagu teiegagi. Kohtume järgmisel nädalal ja kõike meeldivat seniks. Tšau! Tšau! Kõik on võimalik. Olivett!